Hakkame siis pihta. Väga tore teid jälle siin näha, tunda ja lähme siis aga edasi oma teekonnaga. Hakkame siis pihta, et nagu ikka küünalviiruk põleb ja loeme koos palve. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Me igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna andeks meile meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au, nüüd ja igavesti. Aamen. Tänan teid, kallid inglid. Ma palun enda juurde peaingel Gabrieli, kes mind täna aitaks ja juhendaks, peaingel Rahvaeli, peaingel Saatkieli, peaingel Miikali, kes meid kõiki kaitseks, peaingel Sandalfoni, kes meie ruumi puhtana hoiaks ja kõiki meie kaitseingleid, et nad tuleks meile väga-väga lähedane. Tänan teid. Aamen. Nii, kohe-kohe on kergem ja parem olla, kui on palve loetud. Selle kursusega on nii, et eelmine tund oli minu jaokski väga sisukas ja intensiivne, et vahepeal ma mõtlen need asjad valmis, mida ma tahaks rääkida, aga kui ma lähen nagu kanalisse, siis alati tuleb midagi muud välja. Täpselt nagu seanssidega, et maiseterjena või mis iganes ma olen õppinud, lugenud, intelligentsina mõtled teatud asjad välja, mis inimene, kui ta räägib või pöördub oma murega juba rääkinud. Aga kõik, isegi see info, mis mulle nagu tervendajana sisse tuleb, isegi sellele ma leian teatud teised vastused, aga nii kui lähed ikkagi kanalisse, on hoopis teised kõrgemad lahendused, kõrgemad mõtted ja tunded. Ja täna siis ma soovin teile rääkida seda, kuidas saada nagu kiiresti inglite energia kanalisse, et inglite energiasse ja selles püsida. Et palve on siis üks, väga tore on altari juures olla, kodus olla, keegi ei häiri, oled selles imelises energias, aga enamus ajast me ei ole seal. Et kuidas siis seda teha? Ja kuidas siis seda mina tegin? Alati me läheme kuhugi, me suundume kuhugi. Ja eriti kui hea, kui me lähme jalgsi ja see on loodusega seotud koht näiteks või võime hakata valima sellist teekonda näiteks tööle, mis oleks seotud kuskil looduses kõndimisega. Ja siis sa paned selle jalutuskäigu endale nagu meditatsiooniks ja palveks. Et kui sa alustad seda käiku, kõnnid, said kodust välja, jätad selle melu selja taha, siis loed palve nagu praegu ja palud inglitel ennast õnnistada. Ja kas loed palveid, pöördud inglite poole, mõtled inglitest või täidad ennast valgusega. Või valid näiteks mõne ingli, kellega koostööd teha. Näiteks palud enda juurde peaingel Rahvaeli, et ta tervendaks sinu hinge, keha ja vaimu. Sest iga kord, kui me lähme vaimsele teele, meil kerkivad üles ka endal teatud minevikuprobleemid või mingid raskused, mida me peame hakkama tervendama. Ja siis näiteks selle jalutuskäigu sa võid võtta selleks, et tegeleda selle probleemiga. Et sa jalutad, jälgid loodust, jälgid liiklust, aga samas ka tegeled selle probleemiga. Ja selle juures võid siis, et inglitega paremini kontakti saada, võid panna tähele märke, kas nad sulge, linnukest, vaatad taevast, puulad, oled nagu väga loodusega ühes. Või siis paned tähele autonumbreid. Et mul oli muidugi see, et mul oli see kotis, nagu minule kiireks arenguks oli see, et need raamatud tulid, kõigepealt oli raamat ja siis pärast kaardid väga erilised, kus ma siis esimest korda kogesin seda, et mingil hetkel nagu inglid liimivad mind kinni, et soovitavad minna sinna kuhugi,
ma lähen õigel ajal, õiges kohas ja seal oli see raamat ja mul oli selle jaoks just raha olemas. Kuigi ma hakkasin vaidlema, et mul ei ole selle jaoks raha, et no, ma ei tea miks, aga päris puuduses ma ei olnud, et aga ikka, et küll on vaja see üüri jaoks hoida või lapsele või midagi. Aga inglid liimisid mind sinna riiuli ette ja ma pidin selle raamatu ära ostma ja ma olin väga-väga õnnelik, nagu see muutis mu elu, nii et tasus kuulata, tasus osta, nii inglitega alati kui vahepeal tunned ja see on hästi hea tunne, helge ja siis ma kuulsin ka esimest korda ingli häält, kus ta hästi kergelt ütles, et sa saad seda endale lubada ja see aitaks sind väga. Ja see raamat tuli mu ellu ja siis siin taga olid numeroloogia ja nagu inglid ütlevad, nemad ei korda, et nad valivad välja inimesed, kes räägivad inglitega ja et kuna see raamatus on see numeroloogia olemas, siis mina seda kordama ei pea hakkama nagu oma raamatus. Ja minu raamatus oli hoopis need tšakrate õppetunnid, mis oli täiesti uus. Ja siis, no autonumbrid on ju ideaalsed numeroloogia jaoks, mis siin raamatu lõpus on. Ja kõik, et kui ma mõtlesin midagi, et ma tegin küll seda, täitsin ennast valgusega, kutsusin ingleid, et tuleb suur mure mõtte pähe. Siis näen numbrit, võtsin selle kohe. Jah, kõndides võtsin välja ja vaatasin selle. Ja siis alati nagu mõtlesin, et ma olen nagu inglitega MSN-is. Nüüd seda enam ei ole, aga siis oli, et nagu ma vestleks, aga nüüd on messenger nagu võiks olla nagu selle sama sõnaga. Et ma vestleks inglitega kogu aeg. Ja niimoodi sain selliseid nagu ingli sõnumeid. Teine siis oli siis kaardid, mida ma mäletan, et ma vahetasin tööd ja mul oli võimalus minna riideruumi, istuda seal ja tihti peale, kui mingi suur mure tuli, võtsin siis ingli kaarti ja sain lahenduse. Niimoodi mul nagu igapäevaselt see vibratsioon nagu läks järjest kõrgemaks, et need murelained ei võtnud üle ja nii kui sa nagu puudutad neid asju, eriti kui sa oled need kodus nagu õnnistanud, palveid lugenud, siis sa juba saad ingli energiasse ja kõik läks nagu paremaks. Ja just nendest kaartidest, et nüüd viimasel ajal mul on endal poes ingliskeelsed ja ma tahtsin tegelikult võtta seda kaardipakki. See on nüüd praegu täitsa olemas meie poes. Ma tahtsin seda, et see on ingli taro, et ma ise nüüd panen ka tarokaarte, mis ma panen ka samuti ainult sellel, mitte ma ei ole taroteadlane, vaid sellel põhimõttel, et ma tunnen energiat sees ja tuleb see üks kaart välja ja see kohe räägib selle situatsiooni kohta nagu täiesti imet. Ja ma tean, et seda võtavad inglid ja annavad ja siis ma tean. Ja kuidas ma siis tean, et need kaardid nagu tegelikult ka räägivad. Et alati võtta nad kätte heas tujus, no inglikaardid või üldse, püüa ennast enne maha rahustada ja siis ma tunnen, et nad kleepuvad natuke. Nad nagu, neil oleks natuke nagu midagi vahel. Siis ma tunnen, et nad räägivad. Ja inglitega on alati niimoodi, et sa pead vaatama natuke sügavamale. Usalda seda kaarti, mis tuli. Kui sa tunned, et see energia on siin, kõik on, nüüd mul tuleb kogu aeg see üks ja sama kaart, see on nagu minu jaoks oluline. Võtsin selle kaardipakki esimene, see oli see ja nüüd kogu aeg ikka see sama sõnum tuleb nagu kõigest võimalikest. See on järelikult oluline. Selle paned endale nagu, näiteks ongi, et inglid soovid panna selle päevaks siis nagu välja ja mõtiskled sellest nagu pikemalt. Ja paljud asjad ongi inglitega nii, et alles pärast sa saad aru, nemad näevad nii suurt pilti ja sa keskendud selle kaardile, sa mõtled sellest ja pärast sa saad aru. Muidugi, see tähendas ju seda, kui sa midagi küsisid. Ja see on väga hea. Teine kaart oli ka teine, mis mulle kogu aeg tuleb. Nii et see on väga oluline. Ja ma ei saa ka kõigest kohe nii aru, et ta nagu, siis alati loed juurde. No mina teengi väga lihtsalt, lasen nagu selle kaardipakisega ära ja lasen selle tunne tuleb nagu siit ja võtan selle välja ja loen siis juurde. Et siin on nüüd inglis keeles, aga mul on nagu inglis keelt väga vaja
nagu õppida. Seega sobib hästi, aga teie, kui te leiate kuskilt veel kaarte, mis on eesti keeles, siis kindlasti soovitan endale võtta, et need on minust on nad kõik tõlgitud. Ise ma valisin ka poodi, nagu ma alati tunnen, et keda ma nagu tunnetaks, et ta teeb nagu, seal oli mitmeid, aga ma tundsin, et mingi uus tegija on Kyle Gray, et nendest pakkidest tuleb nagu hea energia, et alati nagu tunnetada. See oli varem koos Doreniga, et nüüd ainult tema Radley Valentin, seal kellega koos tegi, et nagu ma olen teile rääkinud, et minu jaoks väga kallis nagu õpetaja või vaimne, see on läinud Kristuse teele ja ta ütleb, et need kaardipakid ei ole head asjad ja kuigi nad tegelikult on väga head asjad, et see Doreen Virtu, et aga see, mis mina tundsingi seal kõige rohkem ära, seda ingli energiat, teadsin, et see on õige ja mind ta aitas väga. Suunas vaime selle teele ja selle eest ta kindlasti seda nagu suled üleval, et ongi nagu teiegi, et me teeme väiksed asjad ja me aitame edasi kedagi ja tema aitab pärast kedagi edasi ja mõtle, kui kaugele läheb see nii-öelda valgus ja kui palju inimesi saab aidata see, keda neid teiegi hakata aitama. Ja nii, no, et mis iganes sellel teel tuleb, et inglitega see teekond alati on imeline ja saavad võimalikuks paljud asjad. Näiteks ma ei oleks alguses uneski osanud näha, et kui ma selle raamatu sain, et ma ise kirjutan kunagi raamatu. Aga näed, inglitega on see kõik võimalik. Nii. Et soovitangi, et siis hoida, mida alati saab teha, hoida enda lähedal siis ingli kaarte ja raamatut midagi. Et kui sul on küsimus, et iga raamatu saab inglitega niimoodi, et sa lihtsalt teed ta lahti suvalisest kohast ja sa saad vastuse, uskuge või mitte. Ja mulle soovitasid täna siis kindlat meelt ja vaprust, sest just seda vajad sa enim oma teel. Inglid sinu kõrvalt. Ja seda vaprust on tulnud mitmest kohast. Et seega nagu mulle läks ta kohe praegu väga täppi. Ja nii soovitan ka teile, et iga päev nüüd siis inglikaartid, raamat, tegeleda enda murede, probleemide ja esile kerkivate raskustega. Olge nagu endale ise terapeudiks kõigepealt. Terve see nädal, mis nüüd ees tuleb, võite ka üles kirjutada selle probleemi nagu palves või niisama, et teil tuleks see välja. Et teine samm, mis ka alguses alati tuli, ma ütleks isegi, et mul olid karjuvad probleemid, nagu väga rasked, väga mitte üldsegi kerge, vaid et kuna ma olen ikkagi nagu nii-öelda nõiaverest ja meil olid sellised väga rasked seal energiat, et mitte mingid hingelikud, siis mul oli väga rasked asjad ja et nendega tegeleda, kirjutasin selle mure, kirjutad paberi peale ülesse ja põletad selle probleemi ära. Kirjutad mure üles, kirjutad palju sul on vaja, kirjutad kas või leheküljetäie, aga kirjutad selle nagu karjuva viha või selle välja. Et see on ka hea, kui see tegelikult välja tuleb, sest et vahepeal on inimestel nagu, me ei teagi, mis meie mure on, et me oleme nagu selle kuhugi alla peitnud, et mõnikord on mõni probleem väga raske tegeleda, et siis soovitaksegi kas terapeudi, psühholoogi või kellegi juures nende probleemidega tegeleda, seepärast, et me ei saaks muidu tavaelu jätkata. Ja sellepärast ka inglid alati ütlevad, et võtame samm-sammult, aga kui sa ei saa nagu rahus ollagi, et kirjutad mingi mure, siis paberi peale ja põletad selle ära. Teine samm tegelikult ütleme ongi see, siis kus sa kirjutad selle juba natuke rahulikumalt paberi peale, palves. Ja annad selle inglite kätte. Kui sa inglid ei saa aidata seni, kuni sa pole seda probleemi vabaks andnud. Ja kirjuta üles oma probleem, on siis nüüd selle nii-öelda õppetunni või selle nimi. Et see on nüüd natuke kõrgem. Sa kirjutad palves, kallid inglid, kallis kaitseengel, kallis jumal või mõne näiteks kallis pääingel Rahvael. Kirjutad selle palve, näiteks palun tervenda minu keha või aita mind selle probleemi juures. Tänan sind,
aamen. Paned selle ilusti kirjutatud palve siis oma altarile, näiteks selle taldriku peale või millegi muu peale, kus taldrikut veel ei ole, siis lihtsalt selle ingli ette. Ja näiteks nagu praegu, nagu siuke sümbol, vaata ingli kuju meil ongi, et näed, inglid alati loevad, siis nagu kõik läheb kuskile taevasesse raamatusse. Keegi loeb seal alati läbi inglite maailmas. Et siin on ka, see on midagi isegi kirjutatud. See läheb alati ülesse, inglid vaatavad selle läbi ja su palvega tegeletakse. Ja sinu ülesandeks on nüüd ainult lasta vabaks. Et sa enam ei mõtleks selle mure peale. Sa hingad hästi sügavalt sisse ja välja. Aga kui ma teraapiatki hakkan tegema, et ütlen alati inimesele, et nüüd on tulnud aeg, kus enam mitte millegi pärast ei muretse ise. Sa pühendad selle aja inglitele ja lihtsalt oled. Et sa annadki selle mure täiesti vabaks. Usaldad ingleid, usaldad Jumalat ja usaldad, et sellele probleemidele tuleb kõrgem lahendus. Sa võid kujutada ette, kuidas ongi, et see probleem nagu oligi, et nüüd ta sai meil paberi peale, me panime ta altarile ja ta läheb ülesse. Siin on muidugi väiksed nagu armsad inglikesed, kes ütleme, et kujutame ette, et on nagu mingi suur ingel tulnud vahepeal nagu lugema. Või tegelikult ka alati ma näen sellist inglit, nagu mulle see kuju ka väga meeldis. Et kui ma ütlen alati, et kujutage ette, et teie ees seisab imeline ingel, kelle käes on roosa anum, et siuke suur roosa anum tuleb, tegelikult see ingel tuleb sinna, inimesest läheb nagu kõik tume. Kõik tema mured, probleemid ja tegemised lähevad selle anuma sisse ja ta viib selle üles Jumala juurde. Aga ka iga palvega tuleb siis selline ingel tegelikult ja kõik ta võtab selle, loeb ja viib selle mure nagu üles Jumala juurde, kus sellele hakatakse siis kõrgemaid lahendusi tooma. Sa pead selle andma täiesti vabaks. Iga kord, kui sa mõtled sellest murest, ta tuleb meelde sul, sest see on ju raske, pead sa andma selle vabaks. Sa kujutad seda ette roosast või roosast kuldsest valgusest või valgest valgusest ja ümbritsed olukorda ainult valge valgusega. Ükskord väga ekstreemses ja raskes probleemis ma hoidsin oma tuju üleval sellega, et mõtlesin millegile väga absurdsele, et aju läheks natuke kokku, aga samas ka hästi rahustavale, et see olid nagu, et ma olin just ostnud endale poest lavendli pildiga aluspüksid. Ja siis need tegid mind rõõmsaks ja siis ma alati mõtlesin hoopis selle peale, see tundub nagu naljakas, aga see ongi, et lavendli aluspüksid. Nii kui see mure tuli pähe, et see on raske, ma ei suuda tegeleda, siis mõtlesin, et lavendli aluspüksid. Te võite mõelda midagi muud, aga veel parem, kui see teeks tuju heaks ja siuke oleks natukene naljakas, et see mõte ei läheks selle mure peale. Võt siis saab su meel olla vaba. Ja sealt siis edasi lähebki selle palvega tegelemine niimoodi, et sa hoiad enda tuju siis niimoodi rõõmsana, nii kui tuleb see pähe, mõtled siis lavendli aluspüksid ja oled sellises rõõmsas rahulikus olekus. See ei tähenda, et sa oled liiva alla pea pannud, et sa ei tegele sellega, vaid see on hoopis teistsugune tunne. Vaid see, et kui sa iga kord su meel tuleb, sa usaldad ingleid, sa tead, et sellele tuleb kõrgem lahendus, tänad ingleid ja siis üks hetk sa tunned, et sa pead teatud asja midagi tegema. Mingis olukorras, mingi tegevus ja siis sellele tulebki see lahendus. Ja siis sa tunned, et sellega tuleb suur valgus. Ja kui see tuleb, siis ole alati tänus. Ole suures valguses ja tänus, täna ingleid, täna selle eest. Ja uskuge mind, alati tuleb selline nii lihtne, kerge lahendus kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks. Mida ise ei oleks nagu suutnudki välja nuputada ja vaheb tegelikult ongi, et nad natuke nagu aitavad rohkem või annavad, kui me nagu füüsilises maailmas saaks teha. Ja siis kolmas selles, et lahendada probleemi, on siis see jumalik, et sa nii nagu ka teie hakkate teiste probleeme lahendama, on see, et sa ise lahendad selle ära, lähed siis meditatsiooni
loed palve, ongi see küünalpiiruk põleb, paned imelise ingli muusika, lähed kanalisse, lähed oma erilisse meditatsiooni kohta ja esitad inglitele küsimuse oma probleemi kohta. Oled piisavalt rahulik selleks, et seda vastust vastu võtta ja siis see vastus tuleb sulle. Kas piltidena nagu visualiseerina, nagu vaataks mõnest imelist filmi, muinasjuttu või und. Sulle tuleb kindel teadmine, kindel tunne sinu sisse, mis on selle probleemile lahendus. See tähendab muidugi väga suurt rahu endas ja kui teil on see probleem nagu väga tähtis, siis ta ei pruugi õnnestuda, isegi minul mitte. Et kas siis peab mina kasutama kaartide abi või vahepeal seda inglikanaldust, nagu ka me räägime sellest automaatsest kirjutamisest kunagi, mis on väga hea viis. Et seda saab teha siis nii arvutis kui paberi peal või siis palun ka kellegi teise abi lõpuks. Et ei ole midagi halvasti, kui te ei suuda ise oma probleemi lahendada, et meie lahendused ongi vahepeal nii, probleemid endal on nii rasked, et raske on seda kõrget vibratsiooni hoida ja seepärast on väga hea tegelikult aidata teisi inimesi, sest kuidagi andes meil on parem ja teine asi, meile endale ei lähe ju see probleem nii korda. Seega nagu ma ütlen, et ei ole vaja nagu muretseda, et ei saa hakkama ingliteraapiaga. Et inglid ju tulevad appi ja juhendavad teid ja teile tuleb see valgus ja te saate need imelised lahendused inimese jaoks, selle teadmise, kuidas teda aidata. Selle imelise valguse ja nagu ma ütlen alati, et sel päeval, kui teed ingliteraapiat, see päev on nii eriline nagu sünnipäev. Võib-olla isegi erilisem, sest et seda valgust on nii palju, imelisi kogemusi, et see on iga kord võrratu ja see, kuidas sa näed tegelikult, kuidas selle inimese elu muutuks, sa näed neid teid, mida ta saaks teha, et see olukord laheneks ja see on nii võrratu ja tegelikult kui sa oled selles sees, siis sa näed nagu inglid ja see tundub nii loomulik ja lihtne, et samas näiteks kas või tund aega hiljem, kui sa lähed sellest tundest välja, ei tundu see nii lihtne, aga selles olukorras sa oled nagu inimesega üks, sa näed, mis on tema probleemi lahendus. Ja inglid soovitavad praegu, et teiegi, et ennast siis tervendada või kedagi teist, et alustame siis lihtsatest väikestest asjadest, mis polegi nii tähtsad. Et ka kaardipanekul alustage nendest lihtsatest küsimustest. Midagi nagu see endale võib alati, et mida te tänaseks päevaks soovitate. Teistele võib see olla väga abstraktne, aga endale see on alati väga hea. Küsite, mida te tänaseks päevaks soovitad ja te võite alati üllatada, kuidas nad annavad mingi ülesande või mingi imelise asja või näed midagi ette. Et näiteks üks päev oligi, et hoolitse nagu laste eest või ühes kaardispakis ja siis ootamatult mul tuligi tuppa palju lapsi. Sõbranna või tuleb oma poeg tuleb külla või kohe ootamatult ja kohe ongi näha. Inglid alati suunavad vaimse kasvuni ja kui me nüüd lähme nende numeroloogia juurde tagasi, siis algul mul oligi väga palju sellist, et muuda oma mõtlemist ja nüüdki, et kui te soovite, kogu aeg on see, et kui te soovite olla õnnelikum ja tervem, siis muutke oma mõtlemist ja sellised täna. Ma isegi kasutan numeroloogiast nüüd seda, mis ma vaatasin, et alati hakkavad rääkima, kui ma panka lähen panka ja seal peab seda koodi andma ja siis alati seal on nagu üks number või nagu alati numbri kombinatsioon ja vahepeal isegi 7, et ma kohe tunnen, et nad räägivad sellega, et vaata ei teki seda tühja tunnet, vaid siukest nagu sära või siuke soe tunne, nagu keegi puudutaks sind. Ja täna oligi, et mul näiteks, et selline, et teie soovid on täitumas, see on märk sellest, et asjad lähevad vastavalt teie soovile, säilitage oma usk. Nii tore on ju sellised sõnumeid saada. et elus iga päev ja ongi iga päev on tegelikult nagu väike sünd, nagu Jumal ütleb, ja väike surm ja alati ta nagu selle, et kui sa tahad olla nagu hästi kõrges vibratsioonis,
siis võta aega ja vaata päikeseloojangut ja tõusu. Mitte kõigil, vähemalt mul ka ei õnnestu see alati, aga kui ma vähegi näen, siis ma pühendan sellele paar minutitki hingen ja vaatan ja nagu te näete, siis nagu aeg seisaks ja Jumal nagu korraldab selle maailma uuesti ümber. Ja just kui te tegelete inglitega, siis võite hakata märkama, et te saate ka Jumalalt sõnumeid ootamatult, imeliselt. Ja kui te olete sellises nagu Jumala rütmis, nagu loodusega ühes rütmis, siis seda lihtsam see on, et Jumal alati toonitab, et ära kunagi unusta, et sul on hommik ja õhtu, et sul on päikeseloojang ja päikesetõus, et su elu algas ja su elu lõppes ja see meenutab alati 8, et kui sa olid abitu imik, siis sa lõpetad nagu abitu vanurina, aga samas on sul tarkus ja samas on see jälle see rõõm, aga nagu teistmoodi. Et see on nagu eluõppetund ja kõik nagu saab nagu, et kui me täna ei mõista seda, siis mõistame homme ja me olemegi siin kõik lihtsalt nagu õppimas. Et kui sa soovid minna nagu kõrgemale tõusta kõikidest sellest maisusest ja probleemidest ja ka teise inimese puhul, siis alati nagu, kuidas näha nagu inglite ja Jumala pilgunäbi, näed, et ta on jumalik olend ja pole kunagi kaotanud seda, et kõik see on nagu pinnavirmetus ja sa hakkadki vaatama tema hinge ja näed tema tõelist hinge suurust ja ta lihtsalt mässab, praegu 777, praegu läks mööda, mingi versu sain sõnumi. Et see on siis see ülimalt positiivne märk ehk tubli tüdruk, vaatame kohe, ma pole teda ammu niimoodi siit, ma juba nagu olen osad pähe õppinud, aga nad on siin ees. Ja niimoodi teedki, vaata teadki, et oled õiges suunas. Inglid aplodeerivad teile. Palju õnne, olete õigel teel, jätkake samas vaimus ning teadke, et teie soov täitub. See on erakordselt positiivne märk ning tähendab, et oodata on veelgi enam imesid. Aitäh, inglid! Et nagu näete, alati meil on vaja kiitust, nägu läheb kohe nii särama ja just rääkisin Jumalast ja sellest, et rütmidest, et teine on veel, et alati oleksite teadlik näiteks looduse rütmides, nagu sügis, alati Jumal soovitab, et mine välja, vaata sügise ilu, pildista seda või tee seda või kunsti tee, et hinge toob alati kohale, kui sa lähed kõrgematesse kunstidesse ja sa näed seda hetke ja sa peatud korraks. Ja ükskord ma täpselt katsetasin seda ja et see nagu, see ilus päikeseloojang, et vaatad ära, okei, ma lähen edasi, oi, see mure on see maksmata arve või mis iganes on. Aga kui sa peatad korraks, ma pildistasin seda ja see oli nagu maal, see oli nagu, sellest tuli nii ilus maal või nagu pilt, mulle meeldib pildistada, mida võiks panna kalendrisse või kuhugi, et see oli nii ilus. Ja nii kui ma ei vaatanud selle või kaamera silma, siis ta ei olnud nii eriline. Muidugi kohe sellega tuleb ka õppetund, me peame olema julged ja vaprad, mis on ka minul üks suur õppetund, et me julgeks olla see, kes ma olen. Et nii ka teile, et me ei pea kõigile nagu tõestama, mis me teeme, aga näiteks seal tänaval nurgagi inimesed vaatasid mind nagu pikalt või nagu imelikult või et mis ma seal teen, aga sellel ei tasu kunagi lasta häirida, mis sa teed. Et inimesed võivad lihtsalt uudishimus või nad ei mõista sind või oled sa hoopis inspiratsiooniks ja sa ei teagi seda. Et seega alati tasub teha seda nii, nagu sa tahad. Ja kui oledki teel, siis tegelikult inglitega nagu ongi, et pead olema oma usus julge ja kui ma alustasin, siis panti nagu seda rohkem proovile, et sa oled imelik või sa oled, sa usklik või räägid nagu inglitega. Aga kui enda sul usk on vankumatu, siis tegelikult inimesed ei pane sind varsti enam proovile. Nad võtavad sind täpselt sellisena, nagu sa oled. Et sa oledki selline ja pigem hakkavad hoopis su poole palves nagu küsimusi küsima, mis neil on alati näiteks Jumala või inglite kohta olnud. Sest kui sinu usk on vankumatu, siis see aitab ka neid. Peas, et ise ei kahtleks endas. Et inglid alati toonitavad, mis iganes sa teed, ärge kaotage oma usku. Usk on kõige tähtsam. Usk siis inglitesse, usk iseenda olemasolusse, usk sellesse, mis sa teed. Ja et see usk oleks vankumatu, meie mõistus, kes on väga tark, aitab meid üleval hoida, vajab tõestusi.
ja tõestuseks ongi need, nagu ma nagu alustasime esimene kord, see imeline erakordne kogemus inglitega, mis on nii võimas, mis on sinu jaoks võimas, mis on nii tugev. See on alati sinu jaoks abiks, et see usk oleks tugev. Et kõik palved, mis sa teed, ma tean, et kõige tähtsam on selle juures usk, et mida rohkem sa usud, seda tugevam ja vägevam on nagu sinu vägi selles. Kui see usk on vankumatu, siis sul on ka vägi suur. See on ka hästi tähtis, et see usk läheks sul suureks ja selleks võiks paluda inglitelt siis iga kord ka märki, nagu Doreengi seal õpetas, et paluge iga kord märki, kui te teete palve, et teie palvel on vastatud või teid on kuulda võtnud, et teil oleks see hea energia, et olla selles, et usk tuleks teisse rohkem. Ja lõpuks neid minul ongi, kui ma olen inglitega olnud, et imelisi olukordi on nii palju, kus näiteks ongi, et kui ma tegin kunagi Võrus inglituba, ma pesin kõik ruumid ära, ja tegelikult meil ei olnud seal patju ega mitte midagi. Täitsa tühjad ruumid. Pesin ära, panin uksed kinni ja kui ma läksin sinna, oli seal imeilus, no täpselt nii suur inglisulg lihtsalt keset ruumi. Ja võt see oli see, nagu see oli nii võrratu, et kuidas ta sinna sai ja see oli nii imeline. Ja see suurendas jälle usku. Või näiteks üldse, kui me läksime rääkima linnavalitsuse inimestega, siis kuskilt oli nagu iigelsul nagu ära värvitud paabulinnu sulg. Tiirles meie eest nagu selles väikses keerises hoovis. Mis inglid ja mis see mingi inglisulg siin meie ees. Ja keerleski seni, kuni meie läksime sinna ruumi sisse. Et see oli ka üks täiesti suur ja võrratu ime. Või näiteks ka nüüd seal läksin välja ja siis ja jälle vaata näiteks sellised asjad, taevas on kõik pilves ja järsku siis kõnnid ja näed ja siis järsku tuleb see suur nagu või päike järsku piilub sealt pilve tagant ja paneb sulle otsa kiire peale, et kõik teised on nagu ümberringi tumeduses, aga sulle paistab päike peale ja siis lähed sinna teatud kohta ja siis tunned, kas päike paistab su peale või sa tunned siis tõelist nagu valgust või nagu inglid räägiks sulle ja tihtipeale sellistel hetkedel siis antakse sulle siis mingi ülesanne, mida siis teha või näiteks nagu, et tehagi see kursus või näiteks siuksed asjad või raamat või inglituba, siuksed suuremad või lihtsalt, et sind aidata mingis hädas või siis aplodeerivad sulle. Et neid asju siis tasub tähele panna. Et kindlasti tuleb, uskuge mind, et inglid on väga nagu ongi, nad aplodeerivad, õnnistavad, rõõmsad ja tegelikult ongi, et neid tuleb nii tihti, et inglid on imelised. Et mul läks see juba niimoodi, ma olin nii harjunud või nagu ma sukeldusin sellesse vaimsesse teesse, ingli energiasse, et ma unustasin ära, et tegelikult oma maisel teel ehk külluse teel meil ei ole nii kerge. Et see on nagu roos, millel on palju okkaid ja tagasilööke, siis me peame olema nagu sangarid. Vaat see ka see sõnum, see sangarist mulle, et teha seda maist külluse teed, et selleks peame olema siis väga vaprad nagu rüütlid ja sõdurid. Et seal ei anta niimoodi nagu inglitega, et nagu ongi inglitega nii imeline, et see on kõike nagu aidatakse. Et kui lähedki kuskil see, mis õiged inimesed tulevad nagu just näiteks võtavad peale, sõidutavad sind sinna, sa oled nagu inglitest kantud, lihtsalt kõnnid ja kõik õnnestub. Et ainus, mis sul teha tuleb, on hoida ennast kõrgel vibratsioonil ja inglitega. Et seega see tee, mida ma teile pakun või ingliteraapiat, see on tõesti nagu imeline, see on, midagi ei saa valesti minna, sest inglid alati aitavad kõiki kõige kõrgemas, nad ei tegele tumedate asjadega, isegi kui keegi tuleb tumedusega, siis temagi saab valgustatud ja alati tekib see, et inglid on imelised ja nende energias on hea olla ja mis iganes su elutee toob, see, mis sa siin õpid või mis sa teisi aitad, inglid alati on kedagi, keda saaks oma teel aidata eluteel. Alati on kuskil keegi, kes vajab su abi või kõige tähtsam, et sa oma peret saaks aidata, oma lähedasi, iseennast ja oma teed. Et tee ongi, inglid alati, vaata, me räägime ka palju teedest, et eluteed, nemad näevad seda nagu teekonda ja seal on tähtsad õppetunnid ja niimoodi me peame siis seda käima. Ja miski pole kivisse raiutud ja meil on palju asju ees. Ja mida enam sa teed head, siis tegelikult need on nagu need suled seal üleval. Ja kui sul on raske hetk, siis see heategu, see sulg tuleb su ellu ja aitab sind.
sa ei tohi selle peale niimoodi, võt siin on jälle see konks, nii kui sa lähed, et ma tahan neid koguda, siis sa tahad ju saada. Ja see ei loe. Et kui sa lähened ja sa tahad tõsiselt anda ja ma olen andmises, siis ta loeb. Jah, et nii ka nagu tegelikult alati iga inimesega, keda sa aitad, et sul peab tekkima tegelikult see helge tunne ja sa tõsiselt pead teda aitada tahtma. Et rahaga pärast seda teha ei saa, vähemalt mina ei ole seda kunagi teinud. See ei tähenda, et sa selle eest nagu mingi tasu võtta ei tohiks. See tähendabki tegelikult tihti nagu inglased ütlevad, et inimene väärtustab seda rohkem. See on nagu siuke võti või nagu, et ta annab midagi ja ta ongi alati sellises täiuslikkus, et siis ta on täpselt, et see päev oleks nagu õnnelik. Muud ei midagi. Et ongi, et ega ta majajasid ja autosid ei too. Ja ei tohiks ka kunagi nagu seda taodelda vaimsel teel. See on alati nagu inimkonna aitamine, kõrgem aitamine. Et selleks on, kui tahad majad, autod ja kõik see raha ja küllus ja see on oma õppetund. Et see peab, see on tegelikult nagu siin raamatus kõige raha õppetund. Selle peame kõik tegema. Et tuleb välja, et mingis elus me peame kõik olema ka biljonäärid, me peame selle kogemuse ära tegema, et kuidas siis nii suurt raha teha ja toota. Ja see on siis küllusetee need õppetunnid. Ja seal on teine energia ja et sealgi kõrgemal olla. Selleks nagu oli, et küllusede energia on kuldne ja roheline. Ja kui me nagu hakategi nägema, mina näen, et seal nagu tee on ja sa lähed sinna, seal on purskkaev ja sa pead vaatama, siis ongi tagad sümbolid, kas selle inimesel on see lahti, see küllus, et kas see nagu jumalik küllus nagu tuleb sealt taevast üles ja läheb sinna purskkaev ja kas ta voolab su ellu. No mina näen nagu niimoodi ja kui seal on mingid takistused, siis me hakkame nagu energiaga nagu puhastama, et võtame need ära, et see tee saaks puhtaks. Et mõnel on siis nagu ütleme, see on nagu sümbolid ja minu jaoks sobivad sümbolid, teie jaoks võib-olla tulevad teistsugused. Et sa näed seda, keskendud inimesele ja kui sul on soov nagu aidata, siis tekivad pildid ja sa näed, siis võtad näiteks kaikad ära, sealt pruuni valgused, teed selle tee puhtaks ja siis sul on riiul. Aga seda ma tean, et see on nagu päriselt olemas ja selle riiuli peal on siis kerad, kus on meie anded ja mis me selle elus peame tegema. Näiteks nagu üks võib olla ilu ja siis läheme sinna, siis see valdkond läheb lahti. Need on nagu kõrgemad õppetunnid. Et igaüks me tuleme siia teatud annete ja oskustega, et uskuge mind, nii teie, kui need inimesed, keda aitavad, neil on palju andeid ja oskusi, mis on seal see riiulid, kas nad on avaldunud või mitte. Me oleme need kaasa võtnud, me oleme neid kogenud teises elus või võtnud sealt kassi niimoodi teiste kogemustest, et olla need, et teha siin teatud asju. On siis suured valdkonnad, ilu näiteks või asjad ja siis sealt valime endale need elu eesmärgid. Et need on siis nagu need ja ma korraks võtan ühe et siis et nii, et ka aidata teist või üks kõige suurem ma olen ammu kirjutanud neid, ma ei tea, kas te näete, aga siin ma nägin, et kuidas ma nagu lapsele õpetasin oma lapsele, et kuidas ma näen, et inimese keha ja siis on see teed ja inglid on kõik nagu sümbolites, et miks ka näiteks kettidel või et sümbolid ja jumal ka, et need märgid ja sümbolid, et sinna võivad siis tekkida, et kui sa selle nii-öelda kera või palli lahti võtad, sümbolid, vaatame, mis mul on raamat on ju, muusika, ilusad asjad ja mul oli lillat värvi, sinist värvi ja roosat värvi. Need asjad nagu enda omad. Ja nad sümboliseerivad ka need 3 teed, millest me räägime, siis külluse tee, neid me hakkame kogu aeg rääkima. Et meie keha, ja mul tuleb see niimoodi ette, on siis need, et on, ja nende, see põhi on ka see usk, lootus, armastus. Usk, lootus ja armastus. Et siis on rist, süda ja ristikhein. Need on need 3 kõige põhilisemad teed ja ütleme, et kõigil meil on siis elu eesmärgid ära jagatud nagu see jumala see nagu kas elamine, hingamine, rõõm, ilu, liikumine, vesi, päike, toit, armastus, jumal, kehakatted
elu eesmärk ja unistused, asjad ja uni. Et niimoodi tundub see vaata kõik väga loogiline, et näed, mõned pühenduvad ja on väga õnnelikud, vaata, nad ongi näiteks need, kes riideid toodavad või ütleme, need tunduvad ju nagu, ma alati imestasin, et need näiteks, kes moeloojavad, nagu elaksid iga päev, iga minut oma täiuslikku elu. Või mõni sportlane, näed, ongi liikumine, kes nagu täpselt elab oma elu sellisena, nagu ta on valinud selle õige külluse. Selle õige ande, et ta nagu teada saanud, mis anne tal on kaasa tulnud ja ta teeb seda. Ja see on ka üks inimeste põhilisi küsimusi, kuidas neid aidata. Et mis on minu elu eesmärk või mis ma teha saan, et mul oleks raha. Muidugi kõige esimene on armastus, et kui sellega ei ole hästi korras, on esimene küsimus. Aga teine on siis raha, elu eesmärk. Ja kõige parem ongi ju juhatada sinna, mis ta tegelikult tegema peab. Ja kui sa teisele inimesele keskendud, loed palve, siis tekivadki need sümbolid. Mõnikord saab kohe öelda ära, sul on see, sa hakkad lilledega tegelema, nagu florist, näiteks kui ma seal selgelt nägi, et seal saates nagu tundus eksprompt, et inimene istub ette ja 5 minutit ja nüüd pead ütlema, küsis, mis mul on, aga sa pead lilli müüma või nagu, et ma nägin kindel, et ta müüb lilli, kus sa teadsid? Või ühel oli selge, et peab luuletusi kirjutama. Küsis, miks ma öösel üleval olen kogu. Ma ütlesin, et sa pead luuletusi kirjutama, et sellepärast sa oled öösel üleval. Et mõnele tuleb väga konkreetne, aga mõnele, ega ka minule, mul ei tulnud see kohe nii, vaid tuli nagu teekond, et pidi kirjutama üles, leidma selle endast, uskuma ja tihtipeale oli see nagu mitte üheselt öeldud, vaid nagu paljudest pusletükkidest, et tegin ühe õppetunni ära, siis avaldus see või mõnel pole seda isegi olemas, näiteks, et olla YouTuber. Ma arvan, et mingi 10 aastat tagasi või ütleme, et enne või veel rohkem poleks nagu saanud öelda, et tahaks olla. Aga oli märke, mis nagu meeldis ja siis inimesel lõpuks siis see tulebki puslega, et vot jah, see ongi see, mis ma tahan teha. Et me siis jõudsimegi, et on elu eesmärgid, mis on siis seotud meie vaimsusega, on seotud küllusega ja armastusega ja siis vaimsel teel on ju. Ja ingliterapeuti ülesanne ongi siis aidata inimest tema eluteedel, et ta ikkagi oleks kõrgemal teel, et inimene saaks rahu tagasi, et jätkata oma imelist eluteed. Ja sinu ülesandeks on lihtsalt olla selles imelises ja märgata, olla õigel ajal õiges kohas ja inglid hakkavad saatma ise su juurde need inimesi ja olukord ja võimalusi, kus sa saad aidata neid. Olles tänaval, olles kuskil kollektiivis, alati saad aidata olla üks inglikeseks seast, sest sa muutudki valguseks, inglid töötavad läbi sinu. Nii nagu tegelikult töötavad teemonid läbi mõne inimese. Olete käinud tänaval ja tunnete, et kui te lähete tundlikkust, näiteks mulle eriti, ma ei saa nagu selle inimese lähedal, nagu tuleks siuke nagu filmis, nagu keegi nagu sosistaks ja siis torkiv tunne tuleb. Tavaline inimene, nagu mingi ametnik või midagi, mitte midagi. Kõige ekstreemsem oli, et ma olin surnuaias, muidugi seal on väga, nagu Setomaas on väga pidu ja kõik surnuaias, seal ei ole üldse nagu mingi, nagu kujutad ette, vaid see on väga lõbus. Süüakse, juuakse ja järsku tuleb nagu, ma tunneks nagu suur must pild tuleb ja siuke nagu õudukat vaataks, et kõige hullem Conjuringi õudukas tuleks. Ja siis tunnen, et kes see tuleb, et see tuleb ja siis näen seda inimest. Ja täitsa tavaline, aga kõigile nagu väga näiteks väga tüütu ametnik oli. Aga et vot, et nii on ka mõni siis läbi, kelle tegutsevad tumedad, nii nagu nad on siin maailmas, lihtsalt me peame arvesse võtma ja kuidas siis nendest lihtsalt et me ei jakka nüüd maadlema, et nad siin olemas on või et me ei tahaks, et nad olemas oleks, vaid meie lihtsalt tõstame oma energia kõrgemale, et me ei märkaks neid. Ja võib ka alati kaitsta, eriti kui algus, kas paned risti ette või teed vaikselt või siis palud inglitel enda ümber tulla, näiteks peaingel Miikali ennast kaitsta. Ja nagu ikka ma pean hoiatama, et kui te olete vaimsel teel, et see, et te siia jõudsite, väga ime, et tihtipeale nagu kohe hakkavad nagu siuksed takistused või nagu teistel ei ole, et ega ma ei taha ka ära hirmutada, et aga teate, et need on normaalne, et tumedadele ei meeldi
et on valged takistused, aga on niisugused tumedad, et püüdke lihtsalt hoida seda vibratsiooni kõrgemal, et nad ei saaks sisse. Sest iga kord ongi see, mida inimesed ütlevad, tegelikult ükski tume ei saa sind tegelikult mõjutada, nagu siin on see, vot nagu väike laps on ja on kera ja need saavad, meie laseme need tumedad sisse. Vaata need tumeda mõtte. Me mõtleme neid edasi, nemad võivad ju seal sosistamada, aga meie ei tohi lasta neid sisse. Meie peame oma selle aura tegema hästi puhtaks. Ja sellepärast ongi, et me ise ei vaevleks väga muredes. Et ongi, et kui käid kuskil ringi, et kui sul miskit muret valmistad, siis võtad selle ette ja tervendad selle ära. Et nii ei ole neid kohti väga, kuhu sisse saaks. Sest õnneliku uskudes inimese sisse tegelikult need tumedad ei saa ligi. Nii on ka näiteks, et kui ruum on valge, siis ükski pimedus ei saa sinna. Kui ruumis on imeline muusika, ei saa sinna, et kui seal on see imeline kellukene, siis see lööb selle minema. Ka kristall ja kristallivalgus, et kõik see meenutab Jumalat ja ingleid, et nii ei saa tume ligi. Et mis iganes tegelikult, need tumedad on ka väga targad, nad teavad ka meid väga hästi. Ja teevad meie nõrku kohti või mis meid ärritab või kus, et ongi see ärritus, viha, teebki kohe ukse lahti kõigele muu lähedale. Ja siis, kui tulevad need väsimuse, depressioon, siis need teevad niimoodi, et me ei näegi ja kuule ingleid. Et depressiooni me näen alati siukse halli nagu valgus tuleb inimese ümber ja inimene ei kuule ega näe enam valgust ega ingleid. Et selle peabki siis sealt nagu ära võtma. Ja et suurendada seda valgust, et alati, kui te käite ka tänaval ringi ja näete mõnda last hädas või mõnda teismelit väga norus või tunnete, et tal on vist väga raske, siis alati võite aidata. Mõttes saates talle ümber ingleid. Paluge, et inglid teda ümbritseks ja aitaks teda. Alati ka, et kõrgem tahtmine sündigu. Ingleid ja valgust saab alati saata. Ei ole tarvis nagu spetsiifiliselt, et teeks seda või toda, sest võib-olla see olukord on talle õpetuseks, aga et ta saaks nagu aidata või tal läheks hästi või äkki, kui juba oskate puhastada energeetiliselt, võite ikka puhastada, saata ingleid ja aidata inimesi. Et kui oled ju tundlik inimene ja tahad ingliterapeutiks saada, siis tegelikult on ju, et mõnikord mingi situatsioon tänaval tekitab nii rasket tunnet, et see võib olla hoopis raskuseks, millega iga päev ringi käia. Ja kui te saatate sinna valgust ja ingleid, siis teete alati õieti. Ja juurde võib lisada, et ka saatke mulle märk, et see õnnestus. Ja ma olen näinud seda inimest näiteks, kelle pärast ma olen tõesti palvetanud aastad hiljem. Ja ta on järsku nagu õnnelik kuskil situatsioonis või tal on väga hästi läinud või nagu sa näed teda õnnelikuna. Ja see on imeline. Ja see on siis nagu see päris ingli energia. Jah. Ja kingitusi võib teha alati. Näiteks ongi nagu, mul on näiteks kellegile alati hoida kotis, et ingli energia leviks, mingid väikeseid kingitusi jõulude ajal või nagu, et sa oled alati nagu andmises, inglid alati mulle soovitavad mingid väikseid kingitusi hoida enda käekotis, et kui käite ringi, et siis tänada kedagi ja just nagu ingli energiaga. Et igal pool saab niimoodi. Ja inimesed lähevad särama ja see on jälle väga imeline. Kas või arstile või naistepäeval näiteks, kus igale sa lähed, jätad natukene valgust ja sära. Et see on väga, ja nii sa oled ise kogu aeg valguses. Inimesed annavad sulle valgust. Ongi, et anna alati seda, mida sa ise tahad siin ilmas saada. Et kui sa naeratad, teistel naeratatakse sulle vastu. Kui sa aitad teisi, aidatakse sind. Et see ongi see, et tee kõike seda, mida sa tahad, et sulle tehakse. Ja alati peab siin maailmas olema andmises. Et kui ka inimene näiteks ongi, et ka väga enesetapulist inimest saab aidata, kui sa meenutad talle, et tegelikult siin maailmas on kaks asja. On andmine ja on saamine. Nii kui sa keskendud
saamisele. See lõpeb alati tumedusega. See on alati väga raske, sellepärast et see sõltub teistest ja sa tahad teiste käest. Aga nii, kui sa keerad mündi teise poole saamisele, vastupidi saamise andmisele, siis andmine. Ja siis kohe läheb kõik, juba nägu läheb särama, kõik läheb särama, et sa annad. Et mida ma tahan anda. Et alati saab midagi anda. Naeratus, teed midagi teiste jaoks ja kohe kaob see ära. Et kui on saamine, alati vähe. Alati on puudus. Aga kui sa oled andmises, see kõik kaob ära. Ja seepärast ongi jälle inglid muidkui meenutavad see palve, ma tänan, ma olen keskmes, mul on usk ja et olla tänulik kõige eest, mis sul on. Et tänu käib siis alati nagu inglite palve juurde ja ka lõpuks, kui sa oled nagu kedagi tervendanud tänaval või inglitega suhelnud tänaval, siis alati tänad ingleid ja võid tunda, kuidas tuleb selline jumalik ja kõrgem tänu. No siis võib-olla peab Salfred ikka ka ligi hoidma, seepärast, et vahepeal see ingli energia toob sellise pisara silma, mis ei ole nii, et ma nutan silmad punaseks, vaid lihtsalt voolab selline jumalik energia. Ja nii on ka tegelikult kõikide inimestega, kellele teed ingliteraapiat, et tuleb see pisar imeline ja lõpuks ka lihtsalt naeratus, kui oled nagu rohkem inglitega tegelenud ja sul ei ole hetkel väga põletavat valu hinges, siis inimesed hakkavad naeratama ja neisse tuleb see ära. Ja parem, kui see ei kustu ära. Et ka kõige tugevamatel võib olla raskeid hetki, sellest ei ole mitte midagi, see ei tähenda, et sa oled midagi vähem või mis nagu inglid alati, see, et su elus on probleeme, ei tähenda, et sa ei oleks hea ingliterapeut või sa ei saaks kedagi aidata. See, et sa mõnikord ei saa ise oma probleemidega hakkama, ei tähenda, et sa pole hea ingliterapeut. Et me kõik siin õpime, et tegelikult, et olla puhas ingli energias peaks olema siis inglid, ega siis ei saaks seda maist keha olla. Nii kui sul on maine keha, on sul oma õppetunnid ja vahepeal siis võib-olla teed vähem või rohkem, aga aidata saab alati teisi ja pühenduda. Ja miski ei võta seda annet ära. Et nagu ma vahepealgi mõtlesin, et ma tahaks pühenduda näiteks mingile teisele teele, aga see lihtsalt on. Olgu see 10% su elus. Et see 10% ajast sa alati teed ja annad inglitele ja see toob ka teisi imesid ellu ja see on imeline. Et mis iganes sa elus teed. See võib alati su ellu jääda 10%, kuidas sa aitad. Mina olen pannud nagu ühe päeva, kus ma pühendangi inglitele, et tegelikult, et see läks on hästi hea päev, neljapäev, kui olla nagu selles rütmis või nädalas, et see on küll praegu, meie teeme nagu laupäev, aga alati on ka, inglid on alati mulle soovitanud laupäeva hommikut pühendada nagu inglitele või spaale, nagu enda eest hoolitsemisele. Et see on ka hästi tähtis, enda eest hoolitseda. Olla nagu ilus, olla hoolitsetud inglid on sellised, et kõrge vibratsioon tähendab ka kõrged tundeid nagu seal enda suhtes, et näiteks ma olin alati tänulik, kui ma tegin nagu vahepeal oma kodus ingliteraapiat, siis kui mul hakkaski nagu kogunema mingeid üleliigseid asju, siis nii kui see ingli energia sinna tulid, ma muidkui tegin kõik nii puhtaks ja kergeks, kõik üleliigse alati eemaldasin ära, et nende vibratsioon on nii kõrge, selge ja lihtne. Ongi nagu ainult paar asjad ja kõigel on tähendus. Inglitega ei ole teistmoodi. Kõik on tähendus, kõik on millekski vajalik. Ja kui ta ei ole, siis ta ei pea seal olema ja tuba peab olema korras. Ise pead olema nagu korrektne. Nii läheb see vibratsioon järjest kõrgemaks. Et inglitel on kõrged nõudmised. Nii ka alati, kui näiteks nad valivad mingi koha, kuhu, siis nad alati nii helged, kerged ja head vibratsioonid. Nii. Et nüüd hakkame siis lõpetama, et selle nädala siis soovitan teil, siis kui te lähete kuhugi, pöörduge inglite poole, vaadake ingli numbreid, võtke ingli kaardid kasutusele, et küsida enda probleemide kohta, kirjutage üles oma palve. Kui teil kui väga rasked asjad, siis põletage ära, oli see, et kirjutad üles, põletad ära probleemi. Teine samm oli see, et sa
sa kirjutad palve ja lased selle lahti, millest ma rääkisin, ja kolmandaga mõnda lihtsamat või kellelegi teisele proovida siis seda meditatsioonis nagu lahendada. Aga selleni me jõuame, et seda viimast ei ole nii tähtis. Ja siis proovige tänaval saata kellelegi palved, kui te näete kedagi, et ta vajaks seda. Ja proovige nagu mõttes vaadata, joonistada, millised oleks teie edu nagu sümbolid või külluse teie sümbolid, et mida te joonistaksite. Et ise see külluse teie sümboliseerib nagu ristikeina, aga mis on teie suurimad energiad ja nende nimetused, mis teil endal külluse tee peal on? Et kas te võtaksid selle nagu kokku kuidagi, et õppida nagu neid sümboleid nägema? Nii. Mul oli midagi veel, aga ma tahtsin, et midagi väga oluline, ma natuke ootan, kuulan, et inglid ütleksid. Et jah, et kõik selle kursuse, me saadame teile, et te saate uuesti nagu üle vaadata, et see on hea teha, et kui ma nüüd praegu räägin, kõik energias on palju ülesandeid, et kui see ei jää meelde, et teha neid harjutusi, aga pärast hiljem, et teha neid läbi, et alati saab seda uuesti vaadata. Ja kui teil vahepeal peakski tekkima, et ei saa nagu osa võtta, siis me kõik selle, praegu lindistasime, et saate nagu hiljem vaadata. Live on muidugi alati hea, sest ikkagi see läheb see energia edasi ja samal ajal ma alati nagu puhastan teid, aga sama energia peaks ikkagi saama nagu ongi raamatust ka kui järelvaatad. Et kindlasti saab ju teha neid nagu järgi. Et see on ka meie puhul see teekond. Et inglikaardid, et küsid inglite käest, kui te tänaval kõnnid, aitab teist ja mõtled oma sümbolite peale. Et jah, et sellega nüüd siis kohe 2 minuti pärast vist või 1 minuti pärast see lõpeb. Et ongi, et miks need inglikujud ka, et ma olen ise nagu õnnelt oma teekonnal olnud inglipoani jõudnud, selle võtsin just täna lahti, et see on palju ilusam, kui ma nagu arvasin, et on. Ja nii kui juba näed, et läheb see energia nagu suureks. Et ise loodan kunagi teha sellise poe, kus oleks päris nagu inimene saaks sisse tulla ja ongi ingli energia. See puhas, lihtne ja kerge. Ja võib-olla saavad meistki sellist koostöö või saame seal näiteks kuskil erinevas linnas või teha koos. Et seda nagu mulle inglid ütlesid alguses, et kuhu see võib viia. Jah, et ingli numbrid, ingli kaardid, võtad raamatu suvalise koha pealt lahti ja proovid enda probleemidega siis tegeleda. Et see siis lõpetamegi ära. Et aitäh teile suured tänud, et siin olid täna me ingleid. Täname kõiki, kes meid täna aitasid, juhendasid ja tõid selle imelise energia meieni. Aitäh teile ja palju ingleid. Loodan, et teil tuleb imeline päev. Kõike head!